Sõduri baaskursus on aeg, mil noortel sõduritel tuleb korralikult õppetööle keskenduda. Õppetunnid kestavad üldjuhul kogu päeva ja lühikese ajaga tuleb omandada hulgaliselt uusi teadmisi. Kuperjanovi jalaväepataljoni uued sügisese kutse ajateenijad on tulnud metsa, et esimeses välilaagris peamised sõdurioskused selgeks saada. Laagri käigus nad peaksid selgeks saama kõik põhilised baassõduri oskused, alates sellest, kuidas endale süüa teha, kuni selleni, kuidas ennast maskeerida, kuidas vahemaasid hinnata, tulekaarti koostada ja nii edasi. Praegu, mis taustal toimub, on siis tunnimehe tegevuse õpe, kus alguses tehakse demo, räägitakse teooria ära, kuidas tunnimehena sõdur üldse tegutsema peab ja siis seejärel lähevad oma rühmadega harjutama. Kuperjanovi jalaväepataljoni sügisese kutse ajateenijatele on see esimene kord, kui kasarmuseinte vahelt pikemaks ajaks metsa pääseb ja sõdurielu välitingimustes proovida saab. Meile õpetatakse väga palju just välioskusi, kuidas tulla toime niiskes oludes, kuidas teha kataloogi süüa ja kui toidupaki süüki siis. Ja üldse, kuidas kuivaks jääda ja magamine muidugi, kuidas saad sooja. Mulle meeldib see rutiin, kõik asjad on paigas siin. Sõduri baaskursuse ajal tuleb sooritada mitmeid eksameid sõdurile vajalike teadmiste kontrollimiseks ning kursuse lõpus tuleb läbi teha ka lõpurännak. Pärast baaskursuse läbimist saavad Kuperjanovi ajateenijad õiguse kanda teise astme käise embleemi ehk kontidega Kuperjanovi embleemi ja jätkavad ajateenistust juba erialaõpingutega.